armsad kohalviibijad. Nurgakivi panek on üks väga vana traditsioon ja vanasti uskus ehitaja niimoodi, et nurgakivi hoiab kõiki teisi kive koos ja hoiab hoonet tugevana püsti. Aga tänapäeval on nurgakivi panekust olulisemaks saanud see, mis pannakse sinna nurgakivi sisse, see ajakapsel. Nii meie paneme ajakapslisse 2025. aasta augustikuu leole. Selles leoles on väga armas lugu, meie kliendi kirjutatud väga armas lugu, kus ta tegelikult naistepäevaks tänab meie hooldajaid, et mitte ainult hooldajaid, vaid kogu meie personali. Ja meie inimestele soovin seda, et ehitustööd oleks põnev jälgida ja kui juurdeehitus valmis on, siis ma soovin, et tulevased kliendid tunneksid ennast siin turvaliselt ja koduselt ja et töötajatel oleks väga hea tööd teha siin. Ja veel soovin ma stabiilsust ja rahu, eriti et iga 4 aasta pärast ei lammutaks siinset kogukonda suurte muutuste tuhi. Ja kõigepealt, kui ajalugu meenutada, siis pidi algul tulema ainult juurdeehitus ja mõisahoone pidi jääma teiseks, siis sai aetud seda asja ja siis öeldi, et aga nüüd tee kohe kähku kokku mõlemad projektid kokku ja homme peab olema esitatud, et saab rahastatud ka see mõisa pool. Siis Aino ja Ene siin öö otsa tegid neid dokumente, sai õigel ajal esitatud. 2007, kui mina valda tööle tulin, siis ma ennast siit Lõhaveres leidsin esimest korda ja need esimesed emotsioonid sellest vanast majast, siis kus oli 58 inimest tõesti kokku pandud, nii et ühes toas oli 8 naist. Ja mitte ühelgi võimalus ei olnud teisel korrusel pääseda üldse alla, üldse liikuma, mitte midagi. Ja ma nii mäletan seda tunnet, et see lihtsalt ei tohi nii jätkuda, et meie auvõlg väärikate ja eakate ja abi vajavate inimeste ees. Kõige tähtsam on, et selles majas sees meie inimesed tunneks ennast hästi, hoituna ja need, kes siin majas tööd teevad, ka tunneks, et nende töö on oluline ja sellest peetakse lugu. Minu kõige suurem tänu või kiitus läheb Enele ja nõukogu esimehele, et kui nõukogu esimees on majandusliku poole pealt tulnud ja majandusliku vaatega, siis asjad arenevad. Kui ma esimest korda tulin seda maja vaatama, siis ta oli tõesti moonetu ja üks asi, mis mind nagu äärmiselt üllatas, oli see valilärm, mis oli küll pargis. Linnud laulsid nii valjusti, kõrvad läksid lukku. Just nimelt sealt poolt ja siis see pargi vaade oli ka selline, mida ma tahtsin, et majast oleks seest näha. Ja selle tunde nagu väljenduseks on see suur aken, mis on sealt pargi poole, seal üleval saalis. Ja midagi sarnast tuleb nüüd siia ka. Ehitajana muidugi ütlen tänunud kõigile, kes selle asjaga on seotud ja alati, kui küsitakse, et millal valmis saab, siis ma muidugi olen uljal taas öeldud, et saab varem. Me püüame varem, me ei teada. Aga teine asi, et siin on väga eakas ja kindel kontingent, kes valvab meid ja kuidas töö tegemine käib ja teavad, et me ei saa siin kunagi praaki teha. Siin ei ole võimalust. Samuti on tubli personal, kes teisest otsast valvab, et ega muud pahandusi juhtu. Osad, kes oskavad rääkida, teised osad on, kes oskavad teha. Nii peab elus alati olema, muidu ei tule ju midagi välja. Ja, näed. Objekti juht Punnasaar. Kohe näha, kes päriselt peab tööd tegema. Rava ja Kinnas. Oota, teeme väikse.